Kuus. Ja kuidagi Eesti aja sest, et ajavahe on 3 tundi. Igatahes ärkasime ja tänaseks hommikusöögiks on siis valmistasime maitsvat hommikusööki, muna ja peekon. Köök kõik ilusti olemas. Pannid, potid, kõik on olemas, veekeetid, mikroon. Saame siin süüa ilusti, duši all käia ja kohviga teha, nüüd siis saamegi edasi makata juba. Käisime ka pesus ning jätkasime oma teekonda imelisel Islandil. Heitsime veel pilgu kivistunud laavaväljale. Kunagi voolas siin laava ja nüüd on selline täiesti teistmoodi maastik tekkinud, jäänud. Palju ei jõudnudki sõita, kui jõudsime võõrale planeedile. Jõudsime nüüd mudaväljade juurde, et siin on paras mädamuna hais, nii et veidikene ebameeldiv, aga kannatame ära, vaatame. Korra elus ikka võib. Läksin seda väävlihaisu ja igast muud lõhna, et neid on päris palju sellistes kohtades. See vaatepilt meenutas pigem võõrast planeeti, kui seda, mida oleme harjunud nägema. Islandi võlu peitubki selles, et loodus vaheldub kogu aeg ning vaatepilt pole üksluine. Peale mudavälju tuli jälle laavaväli, nii kaugele, kui silm ulatub. Kivistunud laava. Järgmisena sõitsime Tetifossi juurde. Jõudsime Tetifossi äärde, see on 100 meetrit lai ja 45 meetrit kõrge. Ja seda peetakse Euroopa üheks võimsamaks koseks. Ja ta asub Põhja-Islandil. Vaatepilt oli tõesti võimas. Mida edasi ida poole, seda kehvemaks ja lumisemaks ilm läks. Kui aeg-ajalt võis näha ikka talusid, siis mingi hetk oli 10 kilomeetrit ainult imelist loodust.
peatusime järjekordse joa ääres. Käisime ära. Juga oli tõesti päris kõrge, siin öeldakse 139 meetrit. Aga et mine mööda rada ja saad oma nime kirjutada kuskile raamatusse või midagi. Sellist asja küll ei olnud. Aga siiski tasub minna üles vaatama seda ilu oma silmaga. Peale selle, või ütleme nii, et peale nende Islandi jugade juures käimist ei taha see enam Jägale joa äärde küll minna. Tahaks nagu edasi sõita, aga ei saa, sest naine otsustas, et temal on vaja siit ilusaid kivisid hakata korjama. Jaa, kallis, need on saare ühed ilusamad. Vaata, kui ilusa kujuga ja värviga nad on. Ja nad on augulised. Need sobivad meile. Kuule, meil ei ole autos ruumi ja küll neid kive tuleb siin veel ja veel. Nii, kas meil tuleb esimene peretüli või? Need ei ole esimesed ega viimased kivid siin. Kallis, need on ilusad ja me saame need alati pärast jätta Reykjaviki. Me saame need sinna panna kaunistuseks kuskile. Jätame hotelli voodi alla jätame. Jaa. Ja siin on tõesti nagu lihvitud servadega erinevate värvidega, et vaata seal osad kivid olid hallid ja kandilised ja koledad, aga need on ilusad ümmargused ja ilusa värviga. Õhtuks jõudsime Egilstadiiri linna ning seal võtsime öömajaks toa külaliste majas. Täna jõudsime oma sõiduga siis Egilstadiir väikelinna. Võtsime siin väikese toa omale, et hästi puhata ning siis homme jälle varakult liikuma asuda. Tegime väikse lõunauinaku ning nüüd lähme vaatame linna peale. Seal oli üks käsitööpood. Lähme vaatame, mida kohalikud siis pakuvad. Kindlasti hinnad on kallid, aga ma arvan, et kui Reykjaviki peale kõik ostud jätta, siis seal on ilmselt veel kallim. Külaliste maja on Lüngas guesthouse ja perenaine oli hästi tore, sõbralik, võttis meid ilusti vastu siia. Kuigi me tulime varem, lubas meid tuppa, sest oli selle juba ära koristanud. Ja tõesti, ühine köök on, ühised dušid ja vetsud ja kõik on nagu väga puhas ja väga ilus, et see on värskelt remont tehtud ja väljast maja ei tundunud kõige nii-öelda uuem, aga sees on kindlasti kõik väga super korras. Kes tuleb, siis satub siia kanti, siis soovitame. Kõik nõud ja asjad on olemas. Saab ilusti endale süüa valmistada siin. Külmkapis midagi hoida. Kohvi teha, mida iganes. Kõik võimalused on olemas. Naine tahtis pilved all vaadata. Ja mis meil telefonist tuleb? Kanal 2. Pilvede all. See on naiste lemmikpood. Pudi-padi pood. Aga tundub, et enamus kaup on ongi lihtsalt mingi pudi-padi ja hinnad on 2 korda kallimad kui Eestis. Mõtlesime, et siin on ka mingi kohalikku käsitööd, aga seda siin küll näha ei ole. Siin on hinnad kordades kallimad, mitte 2 korda, vaid kordades kallimad. Salvletiku pakk maksab siin 9 eurot. Masina jäädmas.
siis neljapäev. Oleme siin Ida-Islandil. Põhi on juba läbi sõidetud. No igale poole ei jõua, mõned vaatamisväärsused jäävad ikka vahele. Täna hakkame siis mööda idarannikut allapoole sõitma, et oleme hetkel siin ja nüüd sõidame siit mööda rannikut allapoole ja siis jääb paari päeva jooksul jääb meil see lõpp siit, kõik see lõunaosa, kus on hästi palju igasuguseid ägedaid vaatamisväärsusi. Täna magasime külaliste majas, kohe on näha, näod on puhanud, pestud, ei ole mingit patja näos, nii et ja täna siis proovime pikalt sõita, nii et näha jälle ilusat Klaudest. Jah, seda näed vasakule ja paremale igal pool, et nii nagu meile enne reisi öeldi, et sõidad siin üks päev ja teine päev ja siis mõtled, et kas saab veel midagi sind üllatada, et iga päev need nii ägedaid asju siis tõesti saab. Et see maastik lihtsalt vaheldub ja loodus on väga ilus. Et kilomeetrid lausa lendavad, kui sõidad. Ja vahepeal on tõesti nii, et jõuad võib-olla 5 kilomeetrit edasi sõita ja vaatad, et nii äge koht, et teeks jälle pilti, aga tead, alguses võib-olla teete nii, aga tegelikult lõpuks hakkad juba vahele jätma neid kohti, vaatad, me juba oleme näinud midagi taolist ja niimoodi, siis hakkad juba vahele jätma neid kohti, et igast asjast ei pea ka pilti tegema. Ilus ja päiksega võis isegi jope ära võtta. Kaidi võttis autojuhtimise enda kätte ning Raivo sai keskenduda filmimisele. Ühel hetkel avanes meile imeline vaade, mis kuulus kindlasti selle reisi top 3 hulka. Meie imeline Island. Sõidad mööda teed,
vaatad, vasakul on mäed, paremal on mäed, päike särab, õues mütsi kandma ei pea, Põhja-Islandil pidi igal pool mütsi kandma, aga siin idas on juba täitsa mõnus. Tegime väikese peatuse, keedame vett, joome kohvi, teeme väikse ampsu ja mis see hing veel tahab, kui $1 miljoni vaadet. Väga mõnus. Nii kallis, me tegime nüüd kohvid, mis maksavad muidu tanklas 4 või 5 eurot. 2 kohvi, võileivad. Et palju me siin Islandil nüüd raha kokku hoidsime. Kodune merevaik, kodune Moskva suitsuvorst. Et kõik on ime maitsev siin tuulevaikses päikeses.